Tere, minu nimi on Robin ja aitäh, et sa oled jõudnud minu kanalile. Alustuseks ma tahan tänada teid kõiki, kes te vaatasite meie viimast videot. Me käisime siis koos Andreiga maadlemas Eesti naismaade Epp Mäega. No, kuigi meil see kõige parem ei läinud, siis me otsustasime, et võtame endale ikkagi uue väljakutse. Sõbrad, me oleme tulnud siia Lasnamäe kergejõustiku halli, et siis ennast proovile panna Eesti ühe parima kümnevõistleja Risto Lillemetsaga. Ehk siis Robin jälle tõi meid alandama lihtsalt. Ma näitan teile sõbrad, kuidas käib õige kergejõustik ja Andrei. Sa hakkad neile näitama. Eesti parimatele kergejõustikistele sa hakkad näitama, kuidas tuleb oma ala teha. Täpselt, terve see päev tuleb täis üllatusi. Jääge vaatama ja ma loodan, et teile see video meeldib. Sõbrad, see ei ole mingi naljas, teemashüppe ei ole nalja esi. Nii alustame tänast mitmevõistluse päeva. Ees ootab meid 7 ala. Esimene ala on 60 meetri jooks, mis on tegelikult üks kõige tähtsamaid alasid mitmevõistluses. Pealt vaatajatel soovitaks jälgida stardist välja jooksu. Poisid on mõlemad noored ja vihased ja kindlasti, et lõpuni joosta täis kiirusega ja finišeerida hästi võimsalt. Andrei, kui esimene ala on meil 60 meetrit, siis mida me võiksime teada 60 meetri jooksu kohta? Kuidas me saaksime olla võimalikult head? Ma arvan, et kõigepealt tuleks panna pakud paika niimoodi, et sul oleks mugav stardist välja joosta. See peaks olema number 1, sest sellest siit see kõik algab. Ma paneks niimoodi, et võta nüüd oma pöiad, pane niimoodi joonest, tavaliselt ütleme niimoodi 1,5 pöida sinu atleetliku keha silmast pidada. Ma arvan, et sul on 1,5 pöida sul paras. Nii? Pane natuke juurde. Oot niimoodi, see on esimene pakk sul. Ma arvan, ta ongi paigast praegu niimoodi ja pakkude vahe, teine pakk paneks niimoodi pöid vahe. Ja pakkud ongi paigast. No niimoodi nüüd sa oled proovima. Nüüd on küsimus on selles, et kumb jalg sul ees on mugavam joosta. Kui sul on mugav parem jalg ees, siis nad on sul hästi paigas, kui sul on mugav vasak jalg ees. Praegu ma vaatan su asendist, ma natuke teeks korrektiiva. Ma paneks esimese pakku. Paneks esimese pakku tegelikult natuke kaugemale ja paneks teise pakku. Vaat nüüd proovi uuesti. Ma proovin uuesti. Juba Robinil lapp. Nüüd puus ülesse. Kuidas nüüd tundus? Väga aus. Nüüd oli mugav. Väga aus. No nii ja tere ilusat päeva ka minu poolt. Minu nimi on Karin Aldo ja siin siis nelik, kes asub 7 võistluse esimesel alal 60 meetri jooksu starti. Risto Lillemets, Andrei Sevakin. Enne neid nende vahel oli Robin Valting ja siin siis Kristjan Rosenberg. Kõige pikem nendest, kas kõige kiirem, seda näitavad meile järgnevad umbes 7 sekundit. Kui Lillemetsa ja Rosenbergi jaoks on küsimus, mis ajaga nad jõuavad lõpuni, siis Sevakin ja Valting võib öelda, nende jaoks on küsimus, kas nad üldse jõuavad lõpuni. 60 meetrit öeldakse siis kergejõustiku keeli, et juba esimene ala jooksu vorm näitab väga palju ära. Siin nüüd hetk vaikust. Ja ai, Kristjan Rosenberg, kuhu nüüd kiire oli? Kas vanama juures said pannkoogid juba valmis? Selgelt Valting ja Sevakin on, nemad oleks võinud jääda istumagi sinna pakkude peale, aga nüüd siis kogenud Kristjan Rosenberg, mees, kelle rekord ju nii hea kui 6,97. Midagi teha, sõbrad, siin ei ole mitte midagi teha. Jah, siin ei ole mitte midagi teha, aga on uus start, tähelepanu, valmis olla ja mehed nüüd saavad minema, Lillemets läheb ja Rosenberg läheb ja Valting ja Sevakin, juba on meestel raske, kes võidab jooksu, tundub, et Rosenberg ja tulevad siit 2 maratonimeest ka 60 meetri distantsi lõpule ja tundub, et esimene ala on tehtud, mis kõige tähtsam, Sevakin ja Valting on terved ja see tehnika on kole, see on jube, see on õudne ja no tõesti maratonimeeste tehnika oli siin, aga no mis teha, vähemalt nad lõpuni jõudsid, see on nüüd tehtud. Ilusasti Lillemets ja Rosenberg kontrollisid jooksu ja võtavad siit siis 2 paremat aega. Ja näeme, oli Sevakin oma sooritusega rahul.
no nii, Cristiano Ronaldo on ka kohale tulnud, aga mille üle nüüd mehed rõõmustavad, ei olnud ju midagi erilist, ikkagi Rosenberg ja Lillemets olid selgelt üle, ei saa hetkel aru, mida mehed sinistest särkide hetkel nii kõvasti nüüd rõõmustavad. Mingi 3 meetriga, ma arvan, umbes 3 meetriga. Ja siin on nüüd siis meie ees ka esimese ala tulemused, alavõit eriala spetsialistile Kristjan Rosenbergile 6,80, Risto Lillemets teine 6,90 ja meie sinistest meestest siis 7,8 Sevakini aeg ja Valting 8,0. Kergejõustikukeeli öeldakse, et meie mehed kaotsid siis Lillemetsale Rosenbergile kalendriga. Järgmine ala, palun. No juba 2 koos. Aitab küll tänaseks. Andrei, kaugushüpe. Pärast 60 meetri jooksu tuleb kaugushüpe. Kaugushüppes soovitaks pealtvaatajatel jälgida hüppepakku, sest hüppepakku tabamisega on tavaliselt sportlastel väga suured probleemid. See tuleb sellest, et hoojooksu tuleb joosta täiskiirusega ja seda on väga raske teha. No nii sõbrad, oleme jõudnud siis 7 võistluse teise ala juurde, milleks on kaugushüpe. Ja Andrei, kaugushüpe, mida me peaksime silmas pidama, et hüpata võimalikult kaugele? No ütleme nii, et kaugushüpe muidugi tehniliselt on väga raske ala, siis tuleb täis hoo pealt tõugata täpselt paku pealt võimalikult hea tulemuseks. Ma soovitaks teil hoojooksu saavutada võimalikult kiire hoojooksu ja ära tõuget ja pärast tugevat tõuget lihtsalt hoida kaua jalad ees. No, tunned, et lendad kaugele. Andrei, lendame kaugele? Väga kaugele. Okei, selge. Ja 7 võistluse teine ala, kaugushüppe ja siin siis lisaks ilusatele kohtunikele on loomulikult võistlustules ka meie mehed. Eriala spetsialistina Hendrik Kutberg, 8-kordne Eesti meister, läheb oma esimesele katsele vastu, nii tuleb hüpe ja tundub, et natukene millestki justkui jäi puudu nüüd Hendrikul, vähemalt särk oli ilus punane nagu härjal, aga kas on ka tulemus härja moodi, no hüpe muidugi näeb välja kena, aga natukene millestki, ütleme parimate päevade Hendrikust midagi jäi siit nagu puudu. Vaata, mis nurga alt tahes, aga natukene juurde Hendrikult järgmistelt katsetelt ootaks. Milline on tulemus? 6,77, no siit annab veel minna ja aga näeme, mehel on nägu ikkagi naerul. Nüüd aga järgmine mees Risto Lillemets, meie siis 7 võistleja tänases võistluses, alustas 6 meetri jooksus väga hea ajaga, 6,90. Milline on esimene katse nüüd kaugushüppes? Hoojooks, ära tõuge ja lendab, aga Lillemets, ootame tulemust, Lillemets ootab ka, muskel on punnis, kõik on hästi, aga tulemus, Risto, kuhu sa nüüd tulemusi jätsid, vaatame veel kordus siit, näeme Sevakin ja Valting vaatavad ka kõrvalt ja naudivad ja eks nende puhul saabki nüüd nautida, kui spetsialistid hüppavad, kui mehed ise lähevad hüppama, siis see õhulend on nii lühike, et seda ilmselt ei pruugi kõrvalt tavainimese silmaga enam märgatagi. Aga 6,91, nii et Lillemets läheb hetkel kaugushüppevõistlust juhtima, päris korralik algusvõistlus on tehtud, aga me teame, ka Lillemets on sarnaselt Kutbergile võimeline hüppama üle 7 meetri. Minu kehaliga õpetajale Ülari Käibaltile siinkohal. Aitäh, et sa oled mulle õpetanud kaugushüpet. Vaatame sellest tolku käen. Aeromin 7 meetrit. Ja Valting ütleb oma sõnad peale, aga mida nüüd teeb siis Robin Hüppel, vaatame nii ja ai, see on muidugi vaene kast sinna kasti sisse sedasi potsatada maha, no gravitatsioon selgelt mõjub ja eks hommikul tulnuks ikkagi putru süüa burgeri asemel, aga Valtingu esimene hüppe on tehtud, maandumine selle eest lisapunkte ei saa, aga näeme vähemalt tahtmist täis oli mees ja tegi sellise tõesti Supermani maandumise ka ja ei ole rahul. Tüüpilisele mitmevõistlejale omaselt ei ole rahul. Ja küll on nüüd kõvad mõõtjad mõlemad mehed, 4,35, ikkagi leidsime üles ka sellise mõõdulindi, mis mõõdab Valtingu esimese katse tulemuse ära, aga nüüd siis peaks tulema, kas tuleb Sevakin ja nii on. Mõtlik mees, valele poole lähed Sevakin, tule nüüd teisele poole Andrei. Valting vana sõber loomulikult ka mureliku näoga vaatab ja on saanud nüüd siis Sevakin ka ennast õigele poole, ei püsi küll hästi püsti, kes teab, võib-olla see ongi nüüd ettevalmistuse üks osa. Valtingul on nägu juba punane, aga kuidas nüüd sõber tuleb, päris hea hoojooksuga kiirendus, ära tõuke ja plätsti pikali nagu lasteaias liivakastis mängiks, natuke sarnased on nüüd nii Valtingu kui ka Sevakin esimese katse sooritused olnud. Kõik on hästi, aga milline nüüd tulemus? Näeme ka korduses ja võib öelda ei hüpanud, vaid kukkus kasti, lihtsalt kukkus kasti. Andke andeks, et kuulejad, raske on jääda tõsiseks. Ei olnud, no ei olnud, lennust oli asi kaugel. Lennuluba nendel meestel vaja täna ei ole. Siin on ikkagi pigem on sellist kukkumise luba vaja ja näeme kaameramees ka ikka päris madalale peab minema oma töös täna, aga selle eest on ka makstud. 4,30 esimesest katsest läheb siis kirja siit Sevakinile ja juba kisub nutuseks ka meestel endil ja tuletame meelde, et kaugushüppe alles käib ja pärast seda 5
ühisala veel ees ootamas, aga siin siis Henrik Kutberg oma teisel üritusel, kas 7 meetrit tuleb täis. Henrik läheb, no seekord juba hoopis võimsamalt äratõuge ka ja lendab nüüd kenasti Henrik. Muidugi eks Sevakini ja Valtingu hüpete järel ongi see lennukuse ka mulje hoopis teine, aga no oli parem Henrik Kutbergil see hüpe, kas tuleb nüüd 7 meetrit täis. See on see, mis huvitab meid kergejõustiku sõpradena, tahtmist oli siin kõvasti, lendu ka kõvasti ja näha on, et tema on siis see mees, kes hommikul ikkagi just putruse ja 70 tuleb siit siis Kutbergile 70 ja läheb võistluse liidriks, no aplaus ka. Need naelikud lähevad pärast sinna Eesti spordimuuseumisse, sest me oleme nendega trenni teinud, need on ikkagi väga head. Sa oled kuskil spordimuuseumisse? Ja nad teevad neid... Robin Valting on neid kandnud? Need teevad meid ikkagi väga heaks, muidugi. Vaata, mis rekordid nendega tehtud on. Rekordid? Vaata, mis rekordid. Ainus koht, kuhu Valtingu naalikud spordimuuseumis sobiksid, on ilmselt spordimuuseumi prügikast, aga see selleks, siin siis hetkel Lillemets oma teisel katsel tuleb korralik hüpe ja äratõuge. Sevakin ei ole midagi nii ilusat oma elus veel näinud, aga nüüd on seegi nähtud ja huviga ootame nüüd tulemust, vaatame siit veel kordust, väga hea pakutabamine, kohtunik oma töö tegi ka väga hästi ära, tõusis valge lipp, see kõigile võistlejatele alati meeldib, aga milline nüüd Lillemetsa tulemus, seda me ootame, Lillemets, kus sa oled? Nii, ja 70 täpselt sama tulemus nagu Kutbergil, nii et tundub, et alavõit läheb siin kahe mehe vahel jagamisele, kui nüüd loomulikult Valting ja Sevakin ei ole kahe katse vahel leidnud tiibu üles ja ei hakka nüüd päris kaugele lendama. Eesti koondise nimel ütleb Robin ja no jah, siin on nüüd muidugi asi on tõesti tõsiseks läinud, üks juhendab teist ja vaatame nüüd, kas ka mingit kasu sellest on nüüd tulnud. Ai, Robin, no vähemalt kasti jälle välja, aga midagi sellist ilusat, mida võib-olla Eesti spordisõpradele tulevikuks jätta ajalooarhiividesse, no jälle ei ole, võib-olla ainult see kõhu peale maandumine on see, mis midagigi meile pakub ja see kõhu peale maandumise, see teine hüppe seal kasti sees juba on võib-olla efektsemgi kui hüppe ise, aga vaatame nüüd Robini tulemust, 4.55 läheb siit siis kirja ja siin on Sevakini võimalus, 4.55 siis hetkel ootamas ees. Kindlasti mitte võimatu, aga samas ikkagi juba päris korralik tulemus. Ja siit Andrei Sevakin läheb. Vaatame, kas selle hüppega on võimalik ka YouTube'i sisse saada. Oi. Jälle need järelhüpped on hoopis võimsamad kui hüppe ise ja näeme ka kordusest siit veel paku tagant, nii et jäi parandamisruumi ka ja tõeline atleet ikkagi kastis teeb kõik sammud täis, 360, külje peale veel front flip ja kõik muud asjad. No Kelly Sildaruga selgelt on teinud koos trennimees, aga kaugushüppes paraku tulemusena see nüüd väga palju ei kajastu. Ometi 4.70 teisest katsest läheb siis siit kirja Sevakinile ja kaugushüppevõistlus sellega on lõppenud. Ja siin siis veel kord ka tulemused, alavõit läheb jagamisele Lillemetsa ja Kutbergi vahel, mõlemad hüppasid siis täna 70. Sevakin oli meie meestest siis tublim 4.70 ja Valting sai kirja 4.55. Nüüd on aga aeg minna edasi kuulitõuke juurde. Reklaamipaus. Maru siuke ladina vaipsiga oli praegu. Reklaamipaus. Sõbrad, meie selja taha on tulnud ka nüüd Pringles ja Pringlesin on täiesti uhiuus pakend, aga nii nad lubavad, et on ka sama hea maitse. Kas sa oled juba proovinud ka või? No Andrei, tee lahti. Tee palun lahti. Ja proovi, kas on sama hea maitse. Anna siia ka üks. ASMR. No pigem on vist või? No pigem on. Kolmas ala on kuulitõuge. Kuulitõuge on tehniliselt väga raskelt sooritatav, sest tuleb 2-meetrisest ringist tõugata kuuli väga kaugele. Kuul on 7 kilo raskune ja eks see paistab, kuidas see sportlastel õnnestub. Ma olen juba täiesti läbi, mida Andrei, kuidas sul on? Mul on väga hästi kõik. Sul on hästi, okei. Sõbrad, me oleme tulnud siia kuulitõuke sektorisse ja saame Risto käest küsida, et mida võiks pidada silmas ja meeles, kui me hakkame kuuli tõukama. Et Risto, tehnilisest poolest, mida me tegema peaksime? No nii, kõige olulisem on, et ikka korralikult palki panna, et niimoodi teed jutid peale nagu jõujooned ja värgid. Ei, tegelikult kõige olulisem on see, et kuigi sa hoid kuuli käega, siis tõukid jalgadega, et alad ilusti tugevasti maha ja siis paned kogu kehaga selle ja siis lõpus paned korraliku karjatuse ka otsa. Karjatus peab olema. See peab olema. No ikka korralikult, jah. Davai, sobib, teeme ära.
kuulitõukes süsteem väga lihtne, kõigil üks katse ja alustab siis Berit Saar, Eesti U18 vanuseklassi kõigi aegade teine naine, rekord siis 3-kilose kuuliga 17-12, poisid vaatavad muidugi erilise huviga tütarlapse tegemisi ja tõesti fantastiliselt ka tehniliselt tehtud sooritus. Tundub, et Berit ise kuigivõrd selle tulemusega isegi rahul ei ole, aga see Vaakin ja Valting, neile meeldib kõik, mida konkurendid täna teevad. Siit näeme siis kordusest ka väga kenasti vasakjalg sirgena ja siis juba puusast sisse ja kuul teele. Selline on siis kergejõustiku eriala spetsiifika ja tehnika, aga tulemus 14.95. No ma usun, et see kuul on nüüd nii kaugel, et ei aja ei Valting ega see Vaakin seda ligi lähedalegi sellistesse kaugustesse, aga nüüd siis juba meeste kuul, meil on siis kaalu veidi üle 7 kilo ja meie mitmevõistleja Risto Lillemets oma tõuget tegemas. Tema rekord täpselt 15 meetrit. Kas nüüd täna sellises võistluses väikese naeratuse saatel õnnestub ka saata kuul 13,5 kanti, võib-olla 13,5 võiks olla tema jaoks eesmärk, korralik tõuge ja lendab kenasti Lillemetsal kuul ka. Alustas siis võistlust hästi Lillemets 6,90 meetri jooksus ja kaugushüppes 7,10. Ilus selline piruett ka lõppu, nii et ei ole balletikoolistki asi kaugel ja siin siis kohe saame teada, milline on Risto Lillemetsa tulemus. 14.67, tõesti suurepärane sooritus siis, üks ja ainus katse, hästi õnnestus. Nüüd aga Robin Valting, hoidke piip ja prillid ja vaadake kõik, kes Lasnamäel hetkel on enda ette, et ei lendaks nüüd kuul pihta, aga ei lenda, lendab kenasti sektorisse. See tehnika on muidugi keskajast, võib-olla isegi kiviajast pärit, aga mis kõige tähtsam, kuul on mati peal ja 8,87 tule taevasappi. Siin on küll natukene juba üllatanud see mees siis kõiki pealtvaatajaid, aga mida teeb see Vaakin? No 8 meetrit, kas tuleb ka temal täis? Mulle tundub esimeste liigutuste järgi, et pigem mitte. Aga kes seda teab? Vaatame, kuuli käes hoidmine juba paistab olevat see Vaakini jaoks päris keeruline. Ja no, kas seda nüüd tõukamiseks saab nimetada? Pigem ta puterdas selle kuuli sinna mati peale. On Valtingul ka hea tuju. Tundub, et esimene alavõit siis omavahelises konkurentsis tuleb siit see Vaakini vastu ära, aga ärme rutta sündmustest ette. Jah, 7.46, kõik õige. Silm ei petnud, nii et Valting saab siit siis esimese alavõidu see Vaakin ees ja nägu ütleb kõik. Ja 46 sentimeetrit. See on ikka nasty prof. Ja kuulitõuke tulemused on siis siin teie ees. Berit Saar 3-kilose kuuliga 14.95, Risto Lillemets 7-kilose kuuliga 14.67 ja meie mehed siis Valting 8.87. Üllatas siin mitte ainult ennast, vaid ka kõiki teisi ja see Vaakin ala 4.746-ga. Mitmevõistluse 4. ala on kõrgushüpe. Kõrgushüppes võiks jälgida, et hoojooks klapiks võimalikult hästi. Täna tõuge oleks tugev ja et lati peal sportlased ei teeks mingeid rumalasi, üritaksid rahulikult lennata üle lati. Kätte on jõudnud järgmine ala, milleks on kõrgushüppe. Minu kõrval siis Karl Lumi, kes on Eesti parim kõrgushüppe. Karl, mis on need asjad, mida peaks järgima kõrgushüppe? Ma arvan, et kõige lihtsam nagu teil kui algajatel oleks kõige mõistlikum mitu üle mõelda. Et siin ei ole mõtet hakata mingit Stefan Holmi või kes eganes järgi tegema. Et lihtsalt mõtled selle peale, et jooksed kurvist läbi ja lihtsalt jooksed üle lati. Ära nagu valmistu ka nagu hüppeks. Pole mõtet hakata seda mingit hüppet tegema, sest et siis sa nagu oled üle mõelnud ja sa kukud selle lati sisse. Et lihtsalt mõtlege nagu rahulikult, et sa jooksed üle lati kohe kiiresti. Et siis tuleb loomulikum. Karl, mis füüsiklik rekord on? 2.22. See on lebo. Panen sulle 2.22 peale täna, siis vaatame. Lebo. Ma hüppan selle alt läbi. Sõbrad, 2.22 läheb peale. Mis me algkõrguseks on? Ma ei tea, ma arvan, et me proovime, vaatame, kui madalale need postid lähevad. Aitäh sulle. No kõik meeste enesekindluse hoovad on nüüd siis juba alla tõmmatud enne ala algust Karl Lumi poolt, aga seda huvitavam vaata 1.30 esimene kõrgus ja läheb siis Valting, vana võrkpallur, see peaks küll olema sobiv ala ja tuleb 1.30 ka sellise poolrullstiiliga üle ja emotsioon võib-olla isegi allahüppe matilt oli natukene impostantsem kui see hüppe ise, näeme siit ja tegelikult tehniliselt ei ole midagi öelda. Valting on, tundub, et varemgi kõrgust hüppanud, küll see hoojooks oli natukene tasane, jälle maratonijooks tuleb siit meelde ja nägu oli ka hirmu täis, aga kui jõudis hetk hüppeni, siis oli kõik ilus ja näeme siin ka
kaasaelajad kõvasti patsu löömas. No nii, ja kohe nüüd siis Sevakin, sama kõrgus 1.30 ja kaamerameeski proovib siin püsida tempos ja tuleb üle ja sarnane tehnika, sarnane mees ja sarnane tähistamine. Võistlus on ainult lahti ja näha on, et need kaks meest nüüd hüpata natukene isegi oskavad ja saame näha, kui kõrgele siis täna tiivad kannavad. Veel kord korduses juuksed lehvivad, aga mis kõige tähtsam, ka mees ise lehvib, kui on küsimus lati ületamises. Karl Lumi tuleb kohe nüüd, sõbrad. Ja Karl Lumi alustab ka 1.30, no Karl võiks sealt ka astuda üle, kui mitte isegi kõndida üle. Ja väike varu. Mõnitus praegu, see oli mõnitus, see oli mõnitus. Näeme aga korduses. Ei tea, kas Karl üldse märkas, et seal latt ka hetkel peal oli. Igatahes tulemus on kirjas nüüd Lumil ja vaatame, kas Lillemets siis saab ka siit 1.30 pealt esimese tulemuse juba kirja. Ai. Ilus oli vaadata nüüd seda. Ja siin siis Risto Lillemets, meie mitmevõistleja, 3 ala tehtud, 4. on algamas ja nägu jätkuvalt naerul. Siin Lillemets, head sõbrad, võib vist Lillemetsal nüüd paar kõrgust vahele jätta, sest see oli taaskord kindlalt üle sellist ületamist tavavõistlustel naljalt ei näegi. Kohtunikud ka aktsioonis teevad oma tööd, ilmselt isegi paremini kui Valting ja Sevakin seda võistlemistööd. Juba hirmus on kuulda siit taustalt ja vaatame, millise tulemusega nüüd siis meie 2 sinist meest oma võistluse kõrgushüppes lõpetavad. 1.40 läheb latile. Nii et 10 sentimeetrit juures, algpositsioon päris kena, hoogu sisse ei jõua saadagi ja ikkagi üle, kõva puudutus lati vastu, ütleme isegi suudles seal tagumikuga latti, aga see kõik on määruste pärane ja nüüd siis on Valting juba 10 sentimeetriga Sevakinist ees, aga loomulikult Sevakini katset alles ootame ja kas tuleb samasugune üllatus ka Sevakinile enda jaoks. Väga lihtne. Ilusad on tantsusammud, ilus on see võistlus üleüldiselt olnud ja nüüd siis Andrei Sevakin kõrgus latil 1.40 ja läheb siitki üle ja veel julgemalt läheb üle, nii et see kartus, millest enne räägitud sai, see tundub, et on nüüd ületatud ja annab seda latti kerida ka nende meeste puhul muidugi. See ülesminek oli hetkel Sevakinil, kohe käed läksid selja taha, nagu oleks tõesti tegu ühe kajakaga, kes siin Lasnamäe kergejõustikuhalli ümber tiirleb ja siin siis 2 meest ka üksteist õnnitlemas, nii et võistlus jätkub kõigi 4 mehe jaoks. Sõbrad, 1 meeter ja 50 sentimeetrit. Robin, enne juba puutusid veits seda. Praegu. Päris on liiga suur, liiga palju kükkelat teinud. Sessa? Ja kõrguslatil 1.50. Robin Valting 2 kõrgust on ületanud väga kenasti. Kas tuleb ka 3? Ei, enam mitte. Seda kõrgust nüüd enam võtta ei olnud, mis 1.50 ületamiseks vaja oleks. Näeme kordust ka. Aga samas ei olnud ka päris võimatu. Kui nüüd ikkagi 10 aastat trenni teha, siis see 1.50 tuleks ilmselt ära küll, aga tänasel päeval tundub selle gravitatsioonijõuga Valting sellest kõrgusest jagu ei saa. Sevakin, no tema katse kõrgusel 1.40 oli ikkagi väga ilus ja saab nüüd näha, kas 1.50 tuleb samamoodi. Siit läheb Sevakin. No usun küll, et esimesel katsel võiks see mees selle kõrgus ära võtta, aga ei võta ja ei jäänud kaugele nüüd ka see olukord, kus oleks Sevakin kukkunud tagasi tartaani peale, ai. No on ohtlik see kergejõustik, eriti siis, kui asjast ise mõhkugi aru ei saa ja hetkel me ka seda näeme. Ei ole päris YouTube'i tegemisega siin tegu, siin tuleb ikkagi natukene ka mõelda, millega te tegeled. Eks enda nagu pikkusest ongi nagu veits raske üle hüpata. 1.50 on selline Andrei, kes eile selle spordiarsti juures ka enne siia tulekut, et mõõdeti keha kaalud, pikkused oligi 1.54 pikk ja 75 kilo, et ongi raske. See on keeruline. Ja nüüd siis teine katse, Robin Valting 1.50 jätkuvalt latil ja päris hea üritus, aga midagi jäi ikkagi veel puudu. Midagi jäi veel puudu, näeme kordlust siit ka. Ei olnud iseenesest halb hüppe, aga 1.50 veel ei alistunud. Me teame, Robinil on veel 1 katse varuks. Kõigil kõrgustel siis 3 katset võimalik sportlastel teha ja siin Sevakini teine üritus. See oli katastroof. Ja siin oli taas näha seda, kuidas nüüd enesekindlus on taas langenud. Võiks ka latti langetada, aga ei, jah. No siin ei ole isegi midagi öelda, siin näeb spordisõber ise seda sooritust ja võib-olla ongi parem natukene lasta nüüd vaikusel kanda.
Lähme küsime ekspertarvamust. Ekspertarvamust. Mida ma peaksin praegu muutma, et üle saada sellest meetri 50-st? Ma arvan, et jookse natukene kurvi, natukene seespoolt, sa tuled liiga suure kaarega. Sa ei saa nagu seda pauku kätte. Mida ma ise tundsin praegu, ja ma peaksin tegelikult natuke rohkem otse peale. Jaa, aga jookse nagu konkreetsemate sammudega, sa nagu venitad ja siis sa teed veel viimase sammu, hüppad üldse jala peale. See on täpselt samamoodi. Natuke lähemale, kurv, natuke konkreetsemaks ja läheb üle, vabalt. Davai. Kardan, et hetkel Valting küll mitte midagi sellest jutust aru ei saanud, mida Karl Lumi talle ütles, aga vaatame, kas õnnestub ära võtta ja ikkagi õnnestub. Ei näinud küll siin väga midagi tehniliselt muutumas, hüppe oli jätkuvalt selline konarlik, aga mis kõige tähtsam, üle lati läheb Valting ja nüüd on küll juba rõõmu laialt ja ei ole nüüd küll küsimus selles, et kas mees hüpata ei oskab küll. Ja Sevakin, tema nüüd viimane katse siis kõrgusel 1.50, punktid on mängus, seda teab Valting hästi, aga kas Sevakin teab, kuidas kõrgust hüpata ja lähedal oli lähedal tegelikult, kas nüüd käega ajas maha selle viimase katse? Ei, valus on see sport ja tõesti, kus nüüd hakkas kerkima äkitselt Sevakin. Aga ikkagi seekord jääb siis 1.40 m, järgmisel võistlusel kindlasti oleks juba Sevakinil potentsiaali hüpata 2 meetrit, aga seda järgmist võistlust Sevakin elus ilmselt ei pruugi tulla. Kas me teeme edasi rahulikult? Kuidas on see jopp? Ja Valting jätkab 1.55 latil, ei tule. Teinekord on päris valus see maantumine, kui lati peale kukud, aga hetkel vist sellest Valting pääses. No ei olnud jälle seda kõrgust lihtsalt, siin ei ole jälle midagi ka tehnikale ette heita, kui lihtsalt ei kerki mees piisavalt kõrgele, siis roni kuidas tahad, aga üle latti ei saa. Teine katse kohe Valtingul ees ootamas, jookseb juba mõnusamalt peale, aga sama kõvasti ka sisse. Nii et ei tulnud ka siit nüüd parandust. Rosenbergile pakub palju nalja see kogu sündmus ja nüüd on siis vana vigastus välja löömas. Kas tõesti Eesti sportlase vana probleem ehk vana vigastus on nüüd 4. alal juba välja löömas? Kukkus siis selja peale. Valting näeme veel 7 erineva nurga alt, kuigi ka täiesti ühest nurgast piisaks, sest siin ei ole midagi põhjalikumalt analüüsida, aga no siin ta on. Ja valus. Seljal on valus, särgil on valus ja tundub, et Valting kas tõesti annab siin alla. Ja keegi tarkmees ütleb kõrvalt, et pigem võiks võtta alla. Meie lõppvõistlusel ei pääsenud. Karl Lumi esimene katse kõrguseks 1 meeter 90 centimeetrit. Ja vaatame, kuidas tal läheb. Meil jäi mul 1.50, sul 1.40. Super, jälle mina võitsin. Ja siin tuleb punktid kirja. Ei tea. Esimene katse siis Karl Lumil 1.90 latil ja mängleva kergusega läheb Karl sellest kõrgusest üle. Siin siis Sevakin ja Valting võivad ükskõik millise soengu pähe teha, aga isegi siis oleks 1.90 sellest kõrgem, nii et tegelikult juba päris asiseb kõrgusega tegu ja läheb ka Lillemets kergelt üle, nii et 1.90 nii erialaspetsialist Lumil kui ka mitmevõistleja Lillemetsal siit kenasti kirjas. Tõstame tempot, paneme 2 peale. 2 meetrit. 2 meetrit latil ja Karl Lumi esimene katse, no arvestades selle mehe taset, ei tohiks 2 meetrit küsimus olla ja ei ole. Valting, Sevakin elavad kõvasti kaasa, nii nagu tegelikult mitmevõistlusele väga omane on, et sa võid küll konkureerida meestega, aga tegelikult elad neile samas ka kõvasti kaasa ja siin Karl Lumi ilusa hüppega võtab selle kõrguse ära. Hakkama saab selle 2 meetrit. Vaata, ta juba pabistab. Ja Lillemets ka tegelikult hüpanud 2.09 oma karjääris, nii et 2 meetrit võiks olla igati püütav ka täna siin, aga ei tule Lillemetsalt esialgu veel ja vaatame, kas nüüd jätkab võistlemist. 1.90 on tal kirjas siit kõrgushüppest, aga vajadusel ja võimalusel siis 2 katset veel 2 meetri peal ees ootamas. Kõikidele kõrgushüppe spetsialistidele ja huvilistele, ka harrastajatele, näitab teile ette Andrei Sevakin, kuidas hüpata üle 2 meetrit. Jaa, see on liiga lihtne. Näita tehnikat, näita kõige neile. Kulge üks kaasa mulle, jookske kaasa. Super. No nii, ja nüüd siis midagi rahvale ka. Andrei Sevakin 2 meetrit. Vale jalaga läheb hüppesse. Jälle see koht, kus võib-olla teinekord tuleks enne tegudeni jõudmist ka natukene mõelda. Siin aga Risto Lillemets teine katse, kõrgus 2 meetrit. Ja siin on vaja juba kõvasti ikkagi õnnestumiste tule. Teine katse, Risto Lillemets 2 meetrit üle, nii et Karl Lumi ja Risto Lillemets saavad mõlemad nüüd siis 2 meetrist jagu. Ja meile on tulnud ka juba vist sõnum, et tegelikult Risto Lillemets keskendub juba järgmisel alale ja täna järgmiseid kõrgusi enam püüdma ei lähe. Oleme jõudnud siis siia punkti, kus kõrguseks on 2
0,5. Siin läheb juba nagu päris asjaks. Siin on mängumehed juba mul. Võib-olla, jah. No vaatame, 2,05 on peal, vaatame, mis saab. 2,05 ja 20-kordne Eesti täiskasvanute meister Karl Lumi läheb hüppama ja on üle. Karl Lumi, mees, kes on öelnud, et ta võistleb nii palju kui võimalik ja seal, kus võimalik, ei ole vahet, kas tegu on külavõistluste, Eesti meistrivõistluste või rahvusvaheliste võistlustega. Lumi naudib võistlemist ja tõestab seda siis täna ka siin. 2,05 esimesel katsel kohe üle. Hakkame rekordit pürustama täna. 2,07 on siis lati kõrguseks, mis on hetkel siis Eesti selle aasta sisehooaja tippmark. Et lähme rekordite peale. No teeme ära. Eesti hooaja tippmark, te olete kuulnud õigesti, 2,07 latil ja Karl Lumi läheb. Esimene katse, kõva kaasalamise saatele tuleb. Nii et Valtingu ja Sevakini jõuproovil sünnib Eesti hooaja tippmark, tõsi nüüd mitte ametlik, aga sellegi poolest, no milline õhulend, tasub vaadata, aga pigem siis mitte järele proovida, nagu Sevakini ja Valtingu puhul täna näinud oleme. Paneme 20 peale, sõbrad. See ei ole, kui me siin nii hoos oleme. 2.15. Sõbrad, tahaks öelda, et see nüüd järgmine tulemus läheb Guinessi rekordite raamatusse, aga vist tegelikult ei lähe. Aga järgmine siis kõrgus on 20 ja vaatame siis, kuidas Karl ületab kasvu. 20 latil ja võib öelda, et Erki Nool, olümpiavõitja, ei ületanud kunagi sellist kõrgust. Kas täna Karl Lumi seda suudab? Esimesel katsel veel mitte, emotsioon on vastav. Näeme kordusest ka tehniliselt isegi tegelikult päris korralik sooritus, aga natukene kõrgusest jäi vajaka. Ei olnud see mahaajamine väga suur, aga ikkagi latt seekord maha tuli. Andrei ei taha näidata selle pärast, et muidu teda kutsutakse sinna Eesti koondisesse. Koondisesse, jah. Tal ei ole aega lihtsalt, noh. Peab muude asjadega tegelema. Jaa, muidu ta läheks küll, aga no ei ole aega lihtsalt. Ja Karl Lumi. Samal ajal kui väljas on sadanud maha Lumi, on Karl Lumi sadanud juba maha siin koos ületusega 20 on kirjas. Karl Lumi uuendab Eesti hooaja tippmarki veel kord, päris kaugelt tõukas seejuures ära, aga ikkagi lati kenasti ületas. Nii et Karl Lumi 20 on teinud oma töö suurepäraselt ära ja kerge musiga veel latile. Ikka väriseb või? Vaata seda, kuidas siin peale on. Ikka väriseb ju. Siserekord sündinud praegu, selle hooaja. Selle hooaja talve tippmark on sündinud. Te just nägite seda praegu. Ja siin siis teie ees ka kõrgushüppe tulemused. Alavõit Karl Lumile 20-ga, teine koht Risto Lillemets 2.00 ja meie väiksed mehed siis ka 1.50 läheb seekord Valtingule kirja ja 1.40 Sevakinile. Viies ala on tõkkejooks, kuna mehed on otsustanud joosta täis meeste tõkkeid, mis on 107 cm kõrgused, siis see võib osutuda väga selliseks problemaatiliseks, aga loodame, et nad mõlemad lõpetavad edukalt ja saavad hea tulemuse kirja. Järgmine spordiala, milleks on siis 60 meetrit ja tõkked. Ja meil on võrrel Anna-Maria Millend ja Anna-Maria räägi natukene sellest, mida me peaksime tähele panema ja tegema, nendest tõketest täna üle saaks. Et tõkkejooksus peab olema hästi julge, tõkkeid ei tohi karta, peab minema hästi julgelt, kiiresti üle, et see on ikkagi sprint. Et selle kõik tõkkevahed kiiresti ja peamine ülesanne on, et tõkkeületus oleks ka kiire, et ei jääks kuidagi sinna õhku lendama ja et peab olema hästi julge. Aga kas see on nagu okei, et see tõkke, mis seal on sama kõrge kui Andrei kõrgust hüppas täna? Et see tõkke on nagu reaalselt... Päris nii hull ei olnud seda. Andrei hüppas 1,7 kõrgust põhimõtteliselt. Tal ei tohi mitte kunagi lasta midagi võita, ta jääbki lihtsalt seletama. Sõber, nüüd sul on GG nüüd. Sa võidad või? Järgmine kord, nüüd ma võidan selle, ma olen suht kindel selles. Ja oi, ma ei jää võita. Ühesõnaga, sõbrad, 60 meetrit tõkked, vaatame, kuidas meil läheb. Sõbrad, aga enne kui me alustame, lihtsalt siin Robin üritas mind mõnitada, ei tulnud välja, aga mida iganes. Vaatame lihtsalt, see on nagu... See on meeste tõke. Kas see on okei? Kuidas siis üle peaks minema? Kas see on okei? Kas me proovime või? Teeme, proovime. Sa alusta. Miks mina alustan? Sinu kanal alusta. Nüüd ma alustan. Ma proovin seda üle peale. Näita, kas me saame üldse sellega hakkama. Kui me ei saa sellega hakkama, mis on ilmselgelt, me ei saa sellega hakkama, ja siis me proovime ikka natuke madalamalt. Anna-Maria ütles, et tõket ei tohi karta. Nii et ma ei karda tõket. Eks sa lihtsalt jooksed selle maha. Sa jooksed maha selle. Jaa. Kiir, see on 60 meetrit praegu.
teeme see on, paneme sama kõrgeks tõkkes, kui on Anna-Maria. Paneme. Palju sa niisama jooksed 60 meetrit? Praegult minu isiklik rekord on 7.68. Ilma tõketeta? Jah. A tõketega? 8.52. Sõbrad. Nii et see vahe peaks olema umbes nagu 1 sekund. Mul on võimalus võib-olla isegi tegelikult ei ole. Ja siin siis 5. ala, tõkkejooks 60 meetrit distantsiks. Anna-Maria Millend, U20 vanuseklassis maailmameistrist hõbemedalist, siis Sevakin ja Valting, nendel ka kahe peale kokku ei ole mitte midagi ette näidata sel alal ja viimasena siis Risto Lillemets, meile juba tuttav mitmevõistleja. Kes võtab siin alavõidu, esimene start on antud ja kõik õnnestub. Läheb Lillemets oma teed, Millend samuti jookseb väga hästi, ilusasti, aga siis 2 hüplejat nagu, nojah, mis see nüüd siis on, seda ei oskagi võib-olla päris konkreetselt sedasi öelda, aga lõpuni nad jälle jõuavad. Oleme me siis sellegagi rahul ja selgelt seekord Sevakin võtab Valtingu ees alavõidu, nii et 3-2 Sevakin läheb aladega juhtima, siis näeme uuesti Valting nagu Epp Mäega maadleks. Selline on see liigutus ka stardist välja minnes ja ütleme üldse, eks Valtingu elu parim jooks oligi tehtud siis, kui ta Epp Mäe eest ära jooksis. Täna tõkkedistantsil nii teravat jalga ei olnud. Tundub, et ka Sevakin justkui liikumise suuna ja trajektoori mõttes natukene võib-olla eilsest õhtust veel väsinud, aga mis sellest, mehed vähemalt lõpuni jõudsid ja saavad siis juba õnnelikult ka võitjatele plaksu lüüa. Tead, mis juhtus? Ma hüppasin alguses üks jalg ees ja siis lõpus viimast tõkk hüppasin teise jalg. Ja 5. ala 60 meetrit tõkkeid, esikoht siis Risto Lillemetsale päris hea aeg 7,9, teine koht Millend 8,30, kolmas koht Sevakin 10,81 ja Valting jõudis lõpuni ja jõudsime ka hoida nii kaua stopperid sees, et akud ei saanud veel tühjaks, 12,10 tema aeg ja 4. koht. Pärast tõkkejooksu tuleb teivashüpe. Teivashüpe on üks mitmevõistlus, üks huvitavamaid, ilusamaid alasid ja ma loodan, et meie sportlased näitavad ka seal väga häid tulemusi, kui nad pole teivast ammu käes hoidnud. Ja loodame, et nad saavad vähemalt tulemusi kirja. Kätel on jõudnud eelviimane ala, milleks on siis meil teivashüpe ja poisid, ma ei tea, öelge meile, millest me peaksime alustama, kuidas teivas kätte käib, kuidas käib? No põhimõtteliselt on, tegelikult on lihtne, ülevad kinni, tõime üles. Lähed või? Ja lähed. Teie hooga peale, paned auku. Vaata platt hakkab tulema. Teivashüpe on kõige nilmem ala, siis sa saad öelda, kas teine kummiga või ilma. See on äge ala. Algus on kummiga proovida. Aga põhimõtteliselt teile siis võtab kuskilt siit teiva keskelt kinni, parem käsi on üleval, saad parema käe. Siis võtad parema käega üleval kinni, vasak käsi tuleb umbes küünarrakki jagu allapoole ja lähed ja jooksed ja tõukad vasak jalaga. Lähed paremalt poolt teivast ja tõstad jalgu nii palju, kui suudad, kui tule latti jäi. Ja viskad teiba ka ära, kui sa lähed matti peale. Et siis ei kuku teivas latti peale. Meeter 40 alustab. Nii et 1.40 kõrgus, mis jäigi Sevakinile täna kõrgushüppes parimaks tulemuseks, on nüüd siis teivashüppes algkõrgus ja Robin Valting. Ta lendab üle lati ja on siis Sevakin ka nüüd sama kõrguse juures 1.40, esimene katse temalgi, nii et täpselt see tulemus, mis kõrgushüppes jäi täna kirja, kas õnnestub nüüd ka teivashüppes kätte saada, no pealeminek on rõve ja hüppe veel rõvedam ja tulemus sellele vastav, siit ei tule siis tulemust veel, me näeme, hüpatakse kummiga. Ja siin on siis 3 katset kõigil, kas saabki tõesti Sevakin sellelt alalt nüüd 0? Ei saa kindlalt üle teisel katsel, Sevakin õpib siis protsessi käigus. No jah, teivashüppet see asi nüüd meenutab tõesti väga vähe, ei oleks võib-olla aru saanudki, kui oleks näinud, et mehed teevad seda sporti praegu kergejõustikuhallis, aga tulemus on nüüd kirjas mõlemal mehel ja 1.50, kas on järgmine kõrgus. Robin Valting läheb ja hästi läheb ja kerkib ja tuleb ära. Ütleme, ja lõvi moodi veel äraminek Matilt ka, eks selgelt on ka stiil oluline, sest kus sa muidu fänne saad selliste kõrgustalistamisega ja need fännid ju ei tule, tuleb muul moel need fännid kätte saada ja näeme uuesti, siin see hüppe oli. Nüüd siis aga Sevakin, no hingamine paika, et need 10 sammu oleks võimalikult hästi teetud ja on üle ja võistlus on kogumas tuure. Kõrgus on veel kangesti madal, sealt võiks üle astuda mehed, aga pagan peab selle teibaga täna üle minema. Nii, näeme siit kordusest ka, no tegelikult juba on mida vaadata ka, 2 meetrit ei ole enam kaugel, nüüd siis Valting, järgmine kõrgus, küll tuleb nüüd kiiresti uusi kõrgusi peale. Ja kas loeti ära see? Loeme ära loomulikult ja... Ei tea!
oli küll, siin meie ei näinud, et see oli kuidagi vastu läinud, latil ei läinud, puhas alistamine, 2 meetrit kirjas ja muredeta siis saab Valting siit edasi minna. Sevakin, täpselt samamoodi, 2 meetrit on latil ja tema võimalus nüüd ja kas loeme ka selle ära, seda ära nüüd vist ei loe. Kohtunikud, no vaatame uuesti. Ja siin peab nüüd päris pime olema, et selle kõrgus oleks ka lugenud kohtunikud ära võetuks, aga vähemalt stiili oli jälle kõvasti 360 külili. Ja nüüd siis järgmine katse juba Valtingul 20. Oi, nüüd hakkas juba posti võtma, aga ei ole vaja, meil on veel täna 1 ala ees. See ei ole naljaasi, Sevakin on saanud aru, et see sporditegemine üldse ei ole naljaasi ja me näeme seda kukkumist veel, no hüppeni me ei jõudnudki, põhimõtteliselt nägime ainult kukkumist, aga mis kõige tähtsam, Robin Valting on elu ja tervise juures ja hopsti lihtsalt teibast hakkab kahju, sellest teibast hakkab kahju, teiba hind orienteeruvalt 500 eurot ja nüüd siis näeme 2 meetrit on latile tagasi pandud, väikene selline sõbrajutt ja siis juba teine katse Sevakinil. Tundub, et isegi kaamerameestel on hetkel see kaamera hoidmise statiiv pikem kui Sevakini teivas, aga üle läheb 2 meetrist. Ei saanudki aru, kas nüüd Valting oli rõõmus või mitte, aga igatahes ära me selle katse loeme ja miks mitte. Suurepäraselt ka teivas lükatud tagasi sinna kaameramee poole, nii et jõuab Sevakin mõelda kõigele, et oleks ka efektne pärast kaameras. Mul oli natuke puhtam. Kogu see tegutsemine. Aga nüüd publik hakkab kõvasti juba kaasa elama. Robin Valting läheb ja 2.30. Natuke kõigest väheks. Siin hoost üksi oleks isegi piisanud. Tundub, et Sevakin hakkas mõtlema selle peale, et sama kõrgust läheb ju tema külitama. Ja see on nagu Titanic vajus põhja hetkel samamoodi. Töö kiire ja laastav ja tõesti traagikat ka teivashüppe sektorist. Nüüd aga Sevakin oma hüpet siis sooritamas, vaatame, kuidas õnnestub. Ja ei saa. Kohtunikud võib küll täna kinni maksta ja panna tal neil taskut täis raha, aga no sellist hüpet ikkagi ära lugeda õnnestunuks ei suudaks ka ükski korrumpeerunud kohtunik jäi veel isegi naalik jäi sinna lati külge kinni. On nüüd elus, kas on elus Sevakin? On, kõik hästi. Valting juba tuleb, hetkeks tõmbas minulgi küsimuse majja, et mis on olukord. Järjekordne vigastus. Valting on täna kõrgushüppes saanud seljale haiget, nüüd siis tõmbab kõrva ära vist. Vaatame uuesti, siit Valting läks ja kumm tõmbas tõesti valusalt selle kõrva nüüd. Nagu Mike Tysoni kunagine konkurent boksitandril sai ilma kõrvata koju minna, aga ei, Valtingul on kõik hästi. Need on Eestimaa mehed, need on harjunud, et elu ongi teinekord natukene valus. Sevakin läheb. Robin tegi siin katkise. Milline on kõrgus, milline on hüpe, seda enam meiegi täpselt lugeda ei oska. Kas nüüd kumm jääb terveks, see on kõige... On naturaalne talent, see on tõsi. Kanistriga on tulnud nüüd Valting võistlust ära tegema. Hetkel on peal siis 2.20, mida mina ei suutnud ületada. 2 meetrit ma suutsin. Kui Andrei selle ületab, on tema ala võitnud, saab rohkem punkti kui mina. Kui mitte, lepime 2 meetri peal viiki. Saame mõlemad samad punktid. Nii, saime infot siis 2 meetrit mõlemal kirjas ja Sevakinil hetkel alavõit mängus, kas läheb sellest kõrgusest üle ja võtab siit väga olulise alavõidu Valtingu eest. No tundub, et ei läinud, siin ei jõudnud asi isegi hüppeni. Üle lati oleks tulnud mõelda, mitte lihtsalt üle mõelda ja siit siis ka emotsionaalne ja dramaatiline kukkumine aegluubis. Kõik see näeb aegluubis veelgi koledam välja, nii et naudime nüüd erinevate nurkade alt ja ei. No ei tea, siin ei tulnud Andrei, lepime viiki 2 meetri peal. Pole midagi teha. Nii lihtne on üle mõelda, sõbrad. Kahjuks. Pinge võitis. Aga nüüd läheb otsustav alale siis, nagu ma aru saan. Jooks on minu ala, sõbrad. Ja nüüd siis Kristjan Rosenberg, meie tipud hakkavad ka võistlema 5 meetrit, selline 10 võistlegi korralik tulemus on kohe pandud latile ja ütleme nii, et loeme ära. Sevakin Valting tänased 2 kohtunikku otsustavad, et jah, see katse loetakse ära ja nüüd siis Lillemetsal samuti 5 meetrit, ainus kõrgus, mida meie tipud seekord ründama asuvad. Lillemets oma esimesele ütlasi viimasel katsel ja läheb temagi üle
nii et olemas Rosenberg ja Lillemets lepivad sõbralikult viiki 5 meetriga, siis pikk maatühjust ja seejärel meie 2 potsatajat. Eelviimase ala ehk teivashüppe tulemused on siis teie ees. 5 meetrit läheb kirja nii Rosenbergile kui ka Lillemetsale ja meie mehed Valting ja Sevakin lepivad seekord täpselt 2 meetriga. Nüüd aga viimane ala 1000 meetri jooks. Ja mitmevõistluse viimane ala on 1000 meetri jooks. Eks see eeldab seda, et sportlased on valmis kannatama kuni 3-4 minutit ja lõpetama distantsi, et saavutada ka lõplik tulemus kirja. Kätte on jõudnud siis mitmevõistluse viimane ala, milleks on siis 1000 meetrit ja spetsialist on mul siin vasakul käel Rasmus Kisel. Rass, ütle mulle, mida peaks meeles pidama, kui ma lähen tonni jooksu praegu siin Andreiga? Ei, väga lihtne on selles suhtes, et kui sa mõtled, et sa alustad aeglaselt, sa alustad veel rahulikumalt. Ja no, lõpus pead lihtsalt kannatama, muud ei ole. Okei, ja mis on sinu isiklik rekord 1000 meetri jooksus? 2.27. 2.27. Me läheme sihime mingit 3.50 äkki või? 4? Ma arvan, see on normaalne. Davai, let's go. Ja nüüd siis viimane, aga sees kõige raskem ala, 1000 meetrit on mehi veel ees ootamas. Rasmus Kisel ja Risto Lillemets siis mustas kostüümis ja sinises lähevad päris entusiastlikult teele. Sevakin ja Valting kahene duo, no esimese ringi põhjal võib öelda, et need mehed lähevad maailmarekordit jooksma, aga selge on see, et 5 ringi nüüd sellises tempos vastu ei peeta. Kaameramees kohati tundub isegi olevat veidikene kiirem kui Valting ja Sevakin, aga kaameramees siis täna meil eraldi klassis võistlemas ei ole. No Kiseli samm on hea, kaameramehe samm on samuti hea, aga Valting ja Sevakin natukene juurde nüüd võiks panna veel. Mitmes ring on käimas, tundub, et pool distantsist hakkab läbi saama. Kisel läheb alavõidu suunas ja Rosenberg, vabandust, mitte Rosenberg, ja Lillemets tema järel, aga kus on nüüd meie mehed? Siit on nüüd tulemas Valting. Selge on see, et kui võrkpallis liberona tuli teha 2 meetrit järjest, see oli maksimumsooritus ja pingutus, siis siin 1000 meetris, 2 meetrist ei piisa. Siin on vaja nüüd vastu pidada 3, 4 ehk isegi 5 meetrit. Lillemetsa samm on hea. Kindla tempoga on minemas, takt on hea ja paigas. Kisel tõmbab nüüd juba ringiga koti pähe Valtingule ja ka Sevakinile, aga tähtis on nüüd omaline võistlus. Sevakin hetkel siis Valtingu paarikümne meetriga peal, aga palju ei ole enam lõpuni jäänud. Kiseli samm on lõpuni välja hea. Iluvõimlevad seal rõngastega ka elamas kaasa siis meie meestele võistlemas, aga siin viimane sirge. Rasmus Kisel tuleb, milline on aeg, nagu öeldud, rekord 2.27. Kindlasti täna üksinda joostes sellist aega ta ei püüdnud. Ometi 2.29 tuleb siit üksi joostes ja juba elab Rasmus siis kaasa teistele meestele. Lillemets tuleb finišisse. Siin on Lillemetsa finiš ja aeg 2.50. Väga hästi samuti tehtud. Ja nüüd siis 2 meest, kes tulid jalutama parki. Vaatame, millise ajaga lõpuni jalutavad. No võrreldes algusega on muidugi tempo oluliselt teissugune. Kaamerameeski on ammu juba oma jooksu lõpetanud. Aga milline on nüüd Sevakini aeg? Selgelt saab ta Valtingust jagu. Ei ole Valtingut näha, kas nüüd on Valting läinud siis kõrvalpoodi juba saiakeste järele või ikkagi on ta veel rajal, seda me ei tea ja seda on huvitav teada ja ta tuleb ilma saiakesteta, aga ta tuleb lõpuni. See on Robin 1 ja ainus Valting ja ai, kus on tehtud! 3.54 ei läinudki 2 aastat aega, et 5 ringi täis joosta. Mehed on väsinud, kas Sevakin on juba riietusruumi läinud pesema ja uut YouTube'i klippi tegema? Ei ole. Sevakin on ka veel siin ja 7 võistlus ja 7 ala on tehtud ja meie mehed elusate ja tervetena ikkagi finišisse jõudnud. Milline võistlus? Millised atleedid? Millised kehvad tulemused? Aga ikkagi, milline mälestus? Siuke asi on. Sa võidad. Sa on mingi. Praegu ainuke asi, mille peale mõtlen, saaks niimoodi natuke puhata. Siin siis 1000 meetri jooksu tulemused. 2.29 jooksuvõitja Rasmus Kisel, 2.50 ja teine koht Risto Lillemetsale, 3.39 väga südikas jooks Andrei Sevakinilt ja Robin Valting tuli lõpule siis ajaga 3.54. Ja siin nüüd on siis meie ees ka kogu võistluse tulemused, ehk siis 7 võistlus sai läbitud, 7 ala ilusti tehtud, kõik 3 meest, kes kõigil aladel kaasa tegid, jõudsid lõpuni. Risto Lillemets võib öelda ikkagi Euroopa klassis tulemus, võidutulemus 5866 punkti, teine koht Andrei Sevakin 2358 punkti ja kolmas koht Robin Valting 2158 punktist. Aga selline saigi seekordne 7 võistlus. Minu nimi on Karin Aldo. Aitäh teile kõigile vaatamast ja et ükski video ei sünni iseenesest, selle taga on alati meeskond, siis nüüd selle video lõpetuseks jäämegi vaatama, kes siis meistriteose taga olid.
Ciao, olen Shurik ja see on minu tehtud videod. Sky is the limit. You fill my soul with light the day we met. Stop. Meil on vaja nice beat. No nii sõbrad, selline saigi meie mitmevõistlus. Andrei, millised on su muljed? Sõber, ma panin aja käima, siis kui me hakkasime soojendust tegema. Nii. Ja kui ma nüüd panen selle kinni, on täpselt 4 tundi meie väiksest päevast tänas. Siin mu kell näitab, et ma olen täpselt 188 oli maks pulss, 1900 kalorit. 1900 kalorit. Põletatud. Nii et ütleme niimoodi, et oli päris raske päev. Sõbrad, see on nagu vaieldamatult siiamaani nagu kõige füüsilisemalt, kõige raskem. Ma mõtlesin, Epuga oli raske. Aga siin on see, kus sa ise pidid actually nagu pingutama ka. Ja sõbrad, nagu näha... See võttis läbi. Aga sõbrad, ma tahaks tänada kõiki neid osalejaid, kes meil täna siin olid. Suur aitäh neile, et nad viitsisid meiega seda asja kaasa teha. Suur aitäh päris suur tiim täna, jah. Meil oli päris korralik kaader. Aitäh Shurik ja Company, aitäh Belief, aitäh Poltsi kogu selle varustuse eest, aitäh Eesti Kergejõustikuliit nende koondise vormide eest. Saad aru, mõned mehed unistavad, et seda kunagi kanda. Jaa, aga Andrei... Siis meie suured lihtsalt panevad omad Estonia särgi selga. Nüüd on see sinu omana. Õnne? Jaa. Aitäh sulle. Aitäh teile, et vaatasite meie videot. Ma loodan, et teile meeldis. Olge tublid ja näeme juba järgmises videos. Tšau.